Kuumad ilmad on toonud juba ridamisi teateid erinevatest maastikupõlengutest. Ühest sellisest tuli teade teisipäeva õhtul Lääne-Nigula vallas Riguldi metskonnas, kus põlengu mastaabiks oli orienteeruvalt 20 hektarit suhteliselt ligipääsmatus kohas. Tõenäoliselt mängis mingisugust rolli ka eilne äike. Ehk siis vahetult peale äikest need 2 maastikupõlengut alguse said. Esmane teade tuli kuskil kella 6 paiku ja hakkasid siis vastavalt 3. astmele siis jõud saabuma. Põlengu tegi ohtlikuks asjaolu, et tuli levis edasi rabaalade poole, mille kustutamine sellise kuumaga on äärmiselt keeruline. Metsa läheb ikkagi ATV, käsitsi voolikuliinide ehitamine, vabatahtlike 66 ja nii-öelda tüüpiline tegevus metsatulekahjust. Täna tegeliti piirkonnas järelkustutusega. Õnneks saadi tõsisem levik kontrolli alla täna hommikuks. Võimalik alles jäänud tulepesade leidmiseks kasutati majapidamises tuntud lehepuhurit. Puhur on siis selleks, et saada paremini tulepesadele ligi ja ta näitab ära, kui on pinnase sisse õõguma jäänud. Et õhuga lööb nähtavale tulepesad nagu ja pärast on joaga kustutamine lihtne ja efektiivne. Näiteks on sellist lahendust juba kasutatud edukalt kulupõlengute järelkontrolliks. Nii nägi see noor männimets välja enne tulekahju puhkemist. Ja selline näeb ta välja nüüd peale tulekahju lõppemist. Ainult tuhk, tahmunud tüved ja tühjus.